mine õue, hopp. Fuu. Fuu. Seda laadi metsateid on seal rannikualal väga palju, aga nad kõik on hästi kitsad ja sageli nende sissesõit on läbi kaevatud, ehk siis on pehme liiv, et autoga ei sõidaks. Kuna ma välja ei sõitnud sama teed pidi, kust sisse tulin, siis ma ei olnud kindel, et kuidas minul see teeots seal kujuneb, sest mitu ärapööramist maanteele olidki liivased. See matkarada oli üks ülimalt äge, et kindlasti tasub minna, see metsaalune oli lihtsalt nii müstiline.
aga jälle samamoodi lihtsalt suvaliselt leitud, et tee ääres oli mingi pruun silt, midagi ma sellest aru ei saanud, lihtsalt keerasin tee pealt maha ja sinna ma jõudsin. Et tegelikult kogu see reis käiski mul niimoodi, et väga midagi spetsiaalselt välja ma ei otsinud kusagilt internetist, et mis teele jäi, seda vaatas. Tasub ära mainida, et kes lähevad koertega ja kui on pisem koer, kellel on väiksemad käpad, siis nad on seal laudteel nagu parajalt hädas, sest need käpad kipuvad laudade vahele minema. Et kui meil need laudteed on kaetud võrguga, et libe ei oleks, siis neil need laudteed on tehtud, ma ei tea, nagu terrassi lauast või et seal on juba need sooned sees umbes, et ei libise ja siis seda metallist võrku ei ole peal, et loomal on päris keeruline. Päris mitmes teeäärses parklas sai ka kinni peetud, kus oli ligipääs merele, et lihtsalt näha, kuidas on, et need kohad olid väga-väga õdusad. Noh, ja meri oli kohe täitsa kõrval ja toimib WC ja et väga sellised korras kohad, väga meeldiv. Kirik oli ka jällegi juhuleid ja kiriku ümber käisid teekorrastustööd. Kiriku surnuaed oli hästi huvitav, et suurte ristidega, et kohati inimesest kõrgemad ristid, neid oli seal nagu omajagu, et tundus siuke vana, ilus ja huvitav. Kiire lõuna, vaheamps, söögiks vaid Läti toit. Väga hea oli, minu meelest kõik piimatooted ja kalasaadused on Lätis alati väga head. Esimest korda sel aastal sai ka varbad vette. Tegelikult kui niiviisi mõnda aega seal vees jalutada, siis hakkas juba päris soe, et vaata, oleks võinud isegi ujuma minna. Selles lõunasöögiparklas oli tegelikult ka väga korralik grillimise koht ja autoga oleks saanud sõita ka sealt grillimise kohast veel edasi, et parkida kuskil natuke privaatsemalt, kui oleks tahtnud. Siis sealt grillimise koha tagant tegelikult läks siuke autotee ja seal eemal üks auto parkis ka.
see nüüd on koht, kuhu kindlasti tasub minna. Parkimine on tasuline, 1 tund on 1,50, seda väga järgitakse, üks naine tuleb auto juurde, võtab aja, siis tuleb kuskil poes maksta ja vajadusel siis hiljem juurde maksta. Et ma esialgu mõtlesin ka, et olen 1 tunni, aga lõpuks ma olin seal 3 tundi. Et see rannajoon on ikka väga-väga super ja rannas on ka toredad kämpingud ja kämpingutes 1 öö maksab 50 €, et oli endalgi tahtmine sinna spontaanselt jääda, aga teisipäeval vastu kolmapäeva nädala sees kõik kämpingud olid selleks päevaks kinni. Eelpool nähtud ranna vahetus läheduses on kohe järgmine rand parkimiskoha ja matkarajaga, mida ka tasub külastada ja sinna võib ka vabalt ööseks jääda. See oli üks vahva tuletorn ägeda matkarajaga. Nähes neid treppe ma sealt alla minema ei hakanud, sest kogu see kõrgus oli puude latvadest üle ja vaade oli meeletult ilus, üks väga eriline koht, et kindlasti tasub külastada. Hunnitu vaade ja need trepid on siis kohe tuletorni taga. Mööda rannikuid reisides mulle meeldib külastada tuletorne, et sageli ma ei lähe isegi mitte üles, vaid mulle lihtsalt meeldib nende juurde minna. Lätis väga paljud tuletornid on aiaga piiratud ja aed käib lukku ja koerad on ka sageli ikkagi keelatud. See on tuletorn, mida tasub külastada, sinna viib väga kitsas metsatee. Tuletorn asub rannikul hästi kõrgel ja tuletorni tagant on selline paradiisi vaade, kus nagu maa ja taevas saavad üheks. Et see on lihtsalt nii super. See Penny tuleb teile ilusti väraval vastu ja juhatab kassasse. Siin ma jätsin enda koera autosse ja siis tegin lihtsalt väljast hoonele ringi. Kell oli juba 7 all, et nad tegelikult hakkasid juba seal kinni panema. Aga see vaade, mis sealt maja tagant avanes, see lihtsalt oli nii super, et ees sirelid ja taga see meri, et siin see videos isegi ei paista nii võimsalt, kui see nagu tegelikult oli, et kindlasti, kes saab, tasub sinna minna. Siin on näha siis see tee selle majaka juurest maantee peale tagasi. Kitsas ühesuunaline ümberkeeramise kohti väga palju just ei ole, et kui keegi vastu tuleb, siis võib juhtuda, et kohati tuleb palju tagurdada.
ja see oligi minu antud reisi finiš ja viimane ööbimispaik ja siit väga palju maad enam Leetu tegelikult ei olnud, et ma päris piirini välja ei sõitnud, et ma seadsin omale selle lõpu eesmärgiks. Jällegi parkla, kus saab olla, mõnus grillimiskoht, toimiv WC. WC tahab saada 50 senti, et tasub münte varuda. Täpselt siuke koht, kus kannatab olla ka kämperiga, et imeline rand, toimiv majakas, hunnitud vaated. Viimasel õhtul tegelikult oli juba vihma sadanud ja ilm oli läinud viluks ja eks ma olin päevastest seiklemistest väsinud ka, nii et ma ei viitsinud kokata. Et siis läksin kergema vastupanu teed ja võtsin tanklast hot dogi ja hommikul sadas vihma, et siis tuli ka hommikukohvi ja võikud tulid tanklast ja algas kodutee 500+ kilomeetrit. Kokku selle reisi pikkus edasi-tagasi Nõgiarust sinna Papesse ja siis koju oli 1345 kilomeetrit ja mul kulus selleks veidi enam kui 1 paagitäis diislit. Et see Volkswagen Golf ei võta palju kütust, ta võtabki niiviisi alla 4 liitri 100-le. Et selles mõttes oli, võib rahule jääda. Minu jaoks vahe reisides golfiga või reisides kaubikuga hakkabki tulema mängu tegelikult siis, kui on kehv ilm. Sest kehva ilmaga autoga reisida kõik need kokkamised ja igapäevatoimingud muutuvad oluliselt keerulisemaks ja tülikamaks. Kui kaubikus ei ole nagu vahet, et oled sees, seal on oma kööginurk, teed ja toimetad. Et ilusa ilmaga pole vahet, aga kehva ilmaga hakkab ikka mängima küll see väiksus, et tuleb olla nagu nutikas, et mida ja kuidas teha. Et kui ka vihma sajab, siis õues nagu kokata tegelikult väga ei taha. Ma loodan, et antud Läti reis on inspiratsiooniks ka kellegile teisele ja lähete ka vaatama, milline see Läti rannik välja näeb, et vahelduse mõttes täitsa vahva ja tore. Aga kas ma läheks teist korda seda sama trippi tegema, siis kindlasti mitte, samas kui Eesti rannikut ma olen valmis iga kell uuesti läbi sõitma. Et ikkagi mingi vahe nagu on, et mulle tundub, et Eesti rannikut sõites ma olen kuidagi saanud nagu rohkem emotsiooni, sest meil on kuidagi kergem nagu igale poole metsa sisse keerata ja on rohkem siukseid neemesid ja mingeid sopistusi, et lihtsalt on natukene nagu põnevam see, et siukest ürksust ja metsikust ja ligipääsetavust sellele kõigele mulle tundub, et on natukene rohkem meil Eestis kui Lätis. Need 2 päeva olid hästi intensiivsed ja tempokad, et mingit siukest pikalt kusagil paigal püsimist nagu tegelikult ei olnud, et mõned rannas jalutamised olid ja matkarajadega üldiselt olin ma kogu aeg nagu liikumises, et üks koht kähku ära nähtud, siis liigume edasi, et hästi siuke intensiivne, et rahulikumalt võttes või kui lastega minna, siis on kindlasti vaja rohkem aega, et 2 päeva jääb sel juhul napiks.